Meie räägime teile loo legendaarsest Jakobsoni kooli õpetajast, Endel Meidlast. Ta oli matemaatikaõpetaja, kes alustas tööd meie koolis aastal 1952. Endel Meidla oli oma töös väga pühendunud. Ta õpetas lapsi suure kirega ja inspireeris kõiki. Ka vabal ajal tegeles ta matemaatikaga ja tema kirg oli malemäng. Tartu esimese keskkooli eeskujul avati Viljandi esimeses keskkoolis 1968. aastal esimene matemaatika-füüsika süvaklass, mida hakkas juhatama Endel Meidla. Tema algatusel hakkas toimuma viiekooli võistlus reaalainetes. Veel tänapäevanigi toimub see võistlus. Iga-aastaselt osaleb seal Hugo Treffneri gümnaasium, Viljandi gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Miina Härma gümnaasium ja Tartu Tamme gümnaasium. Põhikoolidest osalevad Nõo põhikool, Tartu Kesklinnakool, Miina Härma gümnaasium, Tartu Tamme kool ja Viljandi Jakobsoni kool. Endel Meidla töötas Jakobsoni koolis 37 aastat. Sama kaua töötas ka tema abikaasa. Endel Meidla 90. sünni aastapäeval 2020 alustati koolis uut traditsiooni. Meidlate nimeline nuputamisvõistlus. Avati ka Meidlate nimeline matemaatikaklass. Nii, kõigepealt direktorile tahan kinkida, nagu kingitakse ikka lilli, eks ole, ja siis kingime siis sirkli ja kingime see meetrite mõõtmine ja teadmiste mõõtmine ikka läheks. Vanasti olid, see on täpselt meeter, lapsed, näete niimoodi. Nii, ja siis saab nii, kingime sellega. See läheb ka minu nime tähega hästi. Jaa. Ma väga Aga see on lüka, millega arvutatakse, ma ei tea mida. No, korrutame, jagame. Ja see on nii nagu tänapäevane arvuti. Mina arvutasin keskkoolis. Ja siin puudub ainult üks detail. Ja sellega ma tahaksin avada selle matemaatika Endli ja Elvi nimelise matemaatika. No kindlasti on see jutt õige tema õpetamismeetodist, ilmselt on ka teised kogunud, et klassika oli sellis, et tuli klassi ette Antonovi kogumikust need ja need ülesanded palun ära lahendada, mingisuguse aja pärast tuli ta siis klassi tagasi ja küsis, kas küsimusi on. Reeglina küsimusi ei olnud ja siis me saime järgmised ülesanded. Peab ütlema, et see oli päris efektiivne meetod, sest oli huvitav ja põnev ja üldiselt see matemaatika ka selgeks kõigele muule. No kui niisuguseid naljalugusid tuua, siis näete, malelaud on siin. Nad Leo Korosnitskiga igal vahetunnil mängis malet. Kell helises, nad läks tund, seis ei pooleli, aga siis seal vanas majas oli muidugi ka niisuguseid nasterahvad olid tegid vahepeal sigri-migri, aga siis Endel ja Leo tulid, andsid tundi ära, istusid sinna, tõstsid kohe. Neil oli seis peas ja siis kui nad tunni ajal mõtlesid ka seda salakäiku, mida siis edasi teha. Ja muidugi kõige legendaarsemad asjad Endel Meidlaga seoses oli muidugi see, kuidas ta temperamentselt teinekord õpetajatoast hakkas juba kuulutama, et kohe tuleb kontrolltöö või kõige parem oli, ma leidsin siit tema juurest paar diplomit matemaatika viiekooli sõprusvõistluse, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, see põhikoolide osas siis esimese koha ja kolmanda koha ja esimese teise koha jagamise diplomides. Üks klassivend jäi mul hiljaks ja siis ütles, et õpetajate toast Meidla tuli välja ja siis ta juba õpetajatoast karjus. Antonen, klassi ette! Ja siis tuli, jõudis sinna trepi, teise korruse trepi peale, sõikas 5. Siis kui ta kolmandale korrusele jõudis, sõiks 3 viite. 4. jõudis ta ikkas, et veerandi hinne on 5. Siis kui ta klassi ukses sisse, ütles, et nii, aasta hinne on ka 5. Kõik. Sinna see lugu läks.